Tere kõigile, Elustiili saade teiega koos, mina olen Mark Anatoli Ein. Praegu me oleme Eestis Tallinnas Teater Estonias, kus toimub Kroonika meelelahutusauhinnad 2025. Täna me räägime külalistega ja staaridega ja kindlasti tantsime ja pidutseme kõik koos. Alustame kohe praegu. Eesti meelelahutusauhinnad 2025 ja Ingrid on meiega koos. Tere õhtust, tšau! Tere õhtust kõigile! Kes on disainer, imeline look, palju aega läks ettevalmistuseks? No aega ikka läks, disainer on Kirill Safonov, väga andekas moekunstnik, kes tunnetas minu loomust, et kui mitte roosa, mis siis veel. Ja nii et ma arvan, et siia Estonia kontserdisaali see sobib. No kõige tähtsam, mida oodatakse kõige rohkem sellelt õhtult, kes on Eesti seksikaim naine ja kes on Eesti seksikaim mees. See paraku on nii, aga meil on ka veel üks üllatus, auhind, mida me ei ole eelnevatel aastatel välja andnud, nii et see selgub peagi. See on kõige glamuursem koht üldse Tallinnas, kus sellist galat teha. Ja kuna me oleme juba 29-aastased, ajakiri Kroonika sai jaanuaris 29, siis on põhjust teha seda asja natukene suuremalt, et inimesed tunneksid ennast pidulikult, glamuurselt ja veedaksid mõnus õhtu. Ma soovin, et tuleks soe suvi, et oleks päikest, et oleks rõõmu, et kantaks roosat ja et kõigil läheks elus nii, nagu nad on soovinud. Olge meiega koos TV3-s. Kroonika meelelahutusauhinnad ja ainult suured staarid. Anne Veski meiega koos, tere õhtust! Tere õhtust! No milline on siin atmosfäär Teater Estonias? Ma alles astusin uksest sisse, ma arvan, et meeleolu saab olema hea ja no nii palju, kui ma siit natuke vaatan, üks ilusam kui teine. Tahaks ju ka nagu silma paista, aga mine tea, löövad üle. Teil on uskumatu outfit ja minu lemmikküsimus, palju aega läks ettevalmistuseks ja kes on stilist või disainer? Disainer on loomulikult Arne Niit ja stilist on Marion Laev. Ei väsi kiitmast inimesi, kelle hoolde ma olen ennast juba viimased, ma ei oska öelda, varsti juba 10 aastat usaldanud, nii et ma võin alati välja tulla ja tunda rõõmu enese olemisest. Nautige seda suve, mis just on alanud. Vaatamata mõnele paha vihmaga ilmale, eestlane ei sure, ei sula, vaid tuleb ikka kõikidel kontserditele ja eelkõige seal, kus meie esineme, nii et kohtume pea. Milline lugu teil tuleb meelde, et tahaks koos laulda? Ma tantsin. No kõik laulavad ikka, kui lae atmosfäär, heal tujul täna puudub kõigil otsa. Nii jääbki alati. Olge meiega koos TV3-s! Ainult staarid on meiega koos, tere õhtust! Tere õhtust, armas Anatoli! Tere õhtust, Anatoli! Nii tore teid näha, te olete väga stilsed ja ma tean, kes on disainer. Ja see on Tanel Veenre. See on Tanel Veenre kõige uuem kollektsioon, Unimoon, ja see on tehtud rahvuslikel motiividel ja meie Sirjega vaatasime, et ideaalselt sobivad meile kaks kleiti. Me oleme nagu kaksikud, aga vastandvärvides. Milline on täna siin atmosfäär Teater Estonias? No väga pidulik, see on nagu aasta kõige pidulikum sündmus, kui nüüd jätta presidendi vastuvõtt välja. Et see on ülim. Me ei ole jõudnud veel palju ringi vaadata, aga varsti vaatame. Kuna see on Eesti meelelahutusauhindade gala, siis mina ikkagi ootan, kellest saab aasta meelelahutaja. Ja ma loodan, et see on Reigo Tamm, aga no ma ei tea, aga ma väga ootan, sest et on ikkagi TV3 staar, kes puhkesõitsele Su nägu kõlab tuttavalt saates. Soovime maasikaid, lilli, kirsse, liblikaid, mesimummusid, ilusat puhast loodust ja toredat laulutantsupidu ja loomulikult glamuuri. Palju päikest ja rõõmu. Ja kindlasti olge meiega koos TV3-s. Tanja Mihhailova, Saar meiega koos, tšau! Tšau!
Veel kord. Milline on siin täna atmosfäär Teater Estonias? Tead, mul selline tunne, et Estonia näeb super glam ja šik välja ja see on üks ilusamatest kindlasti Eesti meelelahutuse auhindade galadest, mis on kunagi läbi viidud ja tehtud. Ja kuna ma ise nägin ka proovi, siis on mida oodata. Tead, ma loodan praegu, et meil tuleb kuum suvi. Mitte midagi muud ma ei soovi hetkel, sest väljas ei ole eriti soe veel, nii et ootan päikest, ootan särtsu, ootan uusi kogemusi ja soovin kõigile teistele ka. Jene and Lelani meiega koos. Hello, good evening. Good evening, good evening. I want to say good evening, Tommy Cash. How you feel? But it's not Tommy Cash, it's security of Tommy Cash. Yes. It felt really nice. I like that he entrusts me to do some of these things for him. And today was very nice that he got recognized for his efforts today. And I'm just proud to represent him. To Estonia, I hope that we keep having a much better year than even this year. Like this year has been a great year for us, and next year it will be even better in all of entertainment. Kroonika, meelelahutus, auhinnad ja ainult staarid meiega koos. Tere õhtust! Tere! Nii tore teid näha. Aitäh! No, minu lemmiküsimus, milline on siin atmosfäär Teater Estonias? No siin on selline natukese akadeemilisem, et kui me oleme nendel kroonikapidudel käinud, siis mõned on olnud ka telgis, et täna on ikka selline kõvasti akadeemilisem atmosfäär ja ma arvan, et tegelikult tänasel päeval võib-olla ongi see tore, et inimestel on selline tunne, et panen ikkagi ennast kleiti ja olen nagu, et ei tule päris tossude ja dressidega. Meie soovime, et teie suvi tuleks imeline ja kirev ja emotsioonide rohke ja oleks, mida mäletada. Võtke ikka kõike huumoriga. Kõike huumoriga. See on kuldsad sõnad, jäige meiega! Evelyn Aino Mäe meiega koos, tšau! Tšau, Anatoli! Nii tore siin näha, pole ammu näinud. Milline on siin atmosfäär, kuidas sulle meeldib? Minule meeldivad sellised kohad, et Estonia kontserdisaal, see on minu jaoks selline klassika, et mulle väga meeldib vana kool, et mõnus koht, kuhu tulla, ennast elegantselt riidesse panna, et ma tunnen ennast siin suurepäraselt. Palju aega läks ette valmistuseks ja kes on disainer? Kleidi disainer on loomulikult Kirill Safonov, et ma väga austan tema loomingut, et tegelikult selliste üritustele tulek, see võtab tihti enamuse päevast, et soeng, meik, kogu outfit, et tuleb ette valmistada ja ma arvan, et see tasub ennast ära. Ma soovitan kõigil kanda seda, milles nad tunnevad ennast kõige paremini, mis paneb teid särama, et õpiku järgi endale midagi selga panna. Ma arvan, et see ei ole kõige parem mõte, et kandke seda, mis te tunnete, et teile omane ja särage selles. Jäige meiega! Kroonika, meelelahutusauhinnad ja ainult suured staarid meiega koos. Tere õhtust! Tere õhtust! Tervitus! No, milline tunne on siin olla Estonia teatris? Väga pidulik ja väga teistmoodi. Minu arvates oli väga tore formaat, saime istuda laua taga ja kogu gala oli väga professionaalne ja ilusti tehtud, nii et oli väga suur au olla pealtvaataja. Oli küll. Ma ütlen, et nii palju, kui mul on olnud võimalus käia Kroonika meelelahutusauhindadel, see oli võib-olla vaata, et kõige šikim siiani. Tegelikult oli väga lahe, head naljad, Jüri Ratas mõjus õhtujuhina väga hästi. Enda üle oskas nalja teha, Kroonika oskas enda üle nalja teha. See on küpse inimese tunnus. Ilusat suve algust, küll see päike tuleb ja naudime täiega. Ja, Eestimaa suvi on minu jaoks isiklikult aeg, mille nimel ma elan, nii et võtame viimast.
Allukas on meiega koos, tere õhtust ja Tere, aitäh! 2 erinevat kategooriat ja milline tunne? No tunne on väga-väga hea, ausalt, väga-väga hea. Ma olen nii tänulik kõigile, kes hääletasid minu poolt. Uskumatu kleid, uskumatu outfit, kelle poolt ja palju aega läks täna ettevalmistuseks? Kleit on Mammu Couture'i poolt ja tegelikult ma proovisin seda kleiti enne meie Alexela show'd ja see oli mu teine valik, ma mõtlesin, ei, see on liiga uhke, ma ootan mingit järgmist ekstravagantset show'd, kuhu minna ja ma teadsin kohe, nii et ettevalmistus võttis 1 minuti, ma teadsin, ma läksin Mammu Couture'i, ütlesin nii, davai. Teie soovid kogu Eestile? Ma soovin, et kõik inimesed oleksid chillid, ei põeks üle ja tunneksid elust rõõmu. Jääge meiega, teeme musi. Tere õhtust ja palju õnne! Ma tänan, aitäh! Milline on tunne, et olete kõige seksikam mees Eestis? Ma isegi arvan, et tegelikult ma ei ole kõige seksikam ainult Eestis, vaid ikkagi üle maailma, lihtsalt teised veel ei tea seda, et seal on praegu hetkel nad arvavad, et tema on, aga tegelikult olen mina. Aga tunne on ülev ja hea ja ma arvan, et siit saab ainult edasi minna. Milline on üldse siin atmosfäär Estonia teatris täna? Väga meeldiv, ma ei ole kunagi olnud siin selles kroonikate selline meelelahutuspeol ja nii edasi, nii et väga ülev ja tore ja väga meeldiv. Ma soovin kõigile palju seksikust ja mõnusat meelelahutust ja lugege siis kroonikat ja tundke elust mõnu. Olge meiega koos TV3-s! Tere õhtust ja palju õnne! Suur tänu! Milline on tunne? Ja see on täitsa pöörane, see on pöörane tunne. Aga milline on siis teie saladus? Ma ütleks, et iseenda elu sees peab olema hea olla. Et kui oma elu meeldib, siis on juba mõnus. Ja siis mina soovitan kõigile liikuvat eluviisi. Leidke sport, mis teile meeldib. Kroonika meelelahutuse auhinna gala jätkub, me pidutseme ja tantsime kõik koos ja see pole veel kõik, mis me saime teile täna näidata. Praegu me teeme ühe stiilse pausi. Olge meiega koos TV3-s. Näe elu värvides. Kevade uudised nüüd Stockmannis. Praegu me oleme Eestis, Tallinnas ja see on hotell Telegraaf ja restoran Tšaikovski. Suviterrassil toimub suur sündmus ja see on Baburi suviüritus. Varsti me räägime külalistega, staaridega, pidutseme ja tantsime kõik koos. Alustame kohe praegu. Baburi suvipidu ja elustiili saade jätkub, aga meiega koos Baburi kuninganna. Armas Evelin, tšau! Tšau, Anatoli, nii tore sind näha! Nii tore sind näha ja kindlasti palju õnne. See oli uskuma
uskumatu tantsushow. Räägi mulle kõik saladused. No ega see lihtne ei olnud ja meil oli ettevalmistuseks väga lühike aeg. Et me alustasime 20. mail alles ja loomulikult kõigil on oma kohustused, et ega meil üleliia aega ei olnud, et see oli väga suur väljakutse. Aga mul on see olnud eluunistus, et ma oskaksin tantsida passodooblit. Ja juba lapsena ma kuidagi tundsin, kui ma olin 5-aastane, alati ma tahtsin vaadata, kui näitas võistluseid. Ja minu jaoks on see ka uskumatu, et ma suutsin selle ära tantsida. Et see oli minule väga suur väljakutse, et mu aju töötas iga trenni ajal vähemalt sama palju kui kogu keha. Millised on uued toodet Baboris? Meil on täna siin maailmas esimesena tutvustamisel Babori kehahooldussari nimega Agatist, mis on hästi mõnusa suvise kerge lõhnaga tooted kehale, ja oluline mainida, nad on väga rikkaliku koostisega, me hoolitseme kogu keha eest sama tõhusalt kui näo eest. Ja Agatisti sarja nimi ise väärib ka tähelepanu, et Agatist pärineb kreekakeelsest sõnast ja seda öeldakse inimese kohta, kes usub, et kõik, mis temaga elus juhtub, lõpuks tuleb talle kasuks, et siin selline positiivsuse noot, aroomiterapia ja väga suurepärane kehahooldus. Ja lisaks on meil siin uus kollektsioon, Microbiomic, mis on doktor Babori mõnus kollektsioon, mis on väga naturaalne, kuni 98% naturaalne, samas puhas igasugustest lisaainetest ja samas väga tõhus. Ma soovin, et te naudiksite seda meie suve täiel rinnal, sest see on lühike, aga me ise saame luua selle kõige paremaks suveks üldse. Palju õnne veel kord, aga pidu jätkub siin Babori suvi üritusel. Aga pidu jätkub, kallis Ever, istub meiega koos. Tšau! Tšau! Nii tore siin näha. Milline on siin õhkkond? Kuidas sulle meeldib? Väga-väga mõnus. See ongi suve alguspidu, kuigi me täna sajab, aga siin koos sõpradega ongi suvi alanud. Kuidas sulle meeldib see tantsushow? Üliäge. Ja ma tean Evelini muidugi juba aastaid, me oleme kõrvuti olnud nii tema Pärnu maantel kui meie Roosikrantsis. Nii et oma tegemistes on üks äge naabritüdruk ja väga-väga iseloomuga tegija. Et naudime seltskonda ja sel suvel teeme vähem tööd ja oleme koos sõpradega. Ja kindlasti mida rohkem, seda parem. Jäige meiega! Kristina Herodes, tšau! Tšau! 1, 2. No kuidas sulle meeldib, milline on siin õhkkond? No ma ütlen, et nii kuuma suve algust ei ole mina veel näinud. Sademeid lendab. Väga kuum. Kui Evelin oleks veel teinud 3. kord, siis ma oleksin läinud pikkade hüpetega kohe tantsutrenni, sest ma läksin täiesti hasarti. No nii, see tundus nii ilus ja see tundus nii lihtne. Pange vähem riideid selga. Vahet ei ole, olgu soe, olgu külm. Mida vähem, seda parem. Mida rohkem, seda uhkem? Ei, mida vähem, seda parem. Olge meiega koos TV3-s! Stiili ja pidu jätkub ja ainult suured staarid on meiega koos. Katrin Sandla, tšau, tere õhtust! Tere, Anatoli! No, esimene küsimus, milline on siin atmosfäär, õhkkond? No õhkkond on loomulikult naistele nii põnev, sellepärast et nagu sa nägid, tantsu alles hetkeks lõppes, siin on alati head kingitused ja võõrustaja Evelin on maailma parim. No kui see suvi vaid tuleks, soovime siis kogu Eestiga, et suvi tule juba! Elustiili saade jätkub TV3-s, Riita on meiega koos, tere õhtust! Tere õhtust! Milline on siin atmosfäär ja õhkkond täna üritusel?
Ütlen niimoodi, et mina olen selle hotellipere naine ja me teeme seda üritust juba siin majas kas 3. või 4. korda. Ma arvan, et siin on nagu 2 sellist hästi toredat asja. Üks on see, mis on see meie maja, see telegraaf, mis on hästi omapärase atmosfääriga, selline hubane ja natukene ka luksuslik. Ja teine asi muidugi, mis on hästi oluline, on see, kuidas meie Evelin Paborist, kuidas ta inimesi motiveerib ja inspireerib ja võtab neid asju hästi tõsiselt, mida ta lubab. Ehk täna see Pasadoble tants, mis eelmine aasta sai välja käidud, et see oli lihtsalt täiesti imeline. No mina soovin ikka see, et jätkuks seda rõõmu ja lusti ja seda ägedat olemist, et ärme unustame sellist lapsemeelsust ja vabat olekut, et vahel me võtame elu liiga tõsiselt. Aga kui me vaatame, siis meil tegelikult meil on kõigil tegelikult imeline elu. Ja olge meiega koos TV3-s. Tere õhtust! Tere õhtust! Milline on siin atmosfäär ja õhkkond täna? No see on selline õhkkond, mis on üks kord aastas, juunikuus see alati juhtub, see on Pabori õhkkond. Ja need lemmikud, need ampullid on kõigepealt sellised kõige esimesed asjad, mis mulle meelde tulevad, kõik need erinevad niisutavad, kollageeni, kõiksugused tähtsad ampullid, aga seal on ka väga head retinooli peptiidide kreemid, mis on, aitavad hoida, ütleme, aastaid mööda saata. Oi, me ootame seda suve, järgmisel nädalal vist läheb soojaks ja äkki siis see jaanipäev sel aastal on erakordselt soe. Ma soovin kõigile ilusat jaanipäeva lähenemist ja ilusat jaanipäeva. Jäige meiega! Pidu jätkub, Frederik on meiega koos, tere õhtust. Tervist. No esimene küsimus, kuidas teile meeldib siin olla ja milline õhkkond täna õhtul? Pidu on väga lahe, rahvas on väga tore ja seltskond on imeline. Kuidas oli ettevalmistus ja üldse selline tunne? Ettevalmistus oli väga hea, kuna partner oli väga motiveeritud ja täielik tööhing. Nii et väga hea oli tantsida temaga. Nautige elu ja nautige soo ilma, nii palju kui on. Suvi Pabori pidu jätkub ja Gerli Padar on meiega koos, tere õhtust. Tere. No milline on siin õhkkond täna üritusel? No siin ma olen juba aastaid käinud siin sellel Pabori suvepeol ja ütleks, et iga aastaga läheb ainult ägedamaks. Kuidas oli Evelini tantsushow? Kuidas teile meeldis? No fantastiline, et ta igati ületas minu ootusi, sest ma arvasin, et ta võib-olla on natuke närvis, aga ikka fantastiliselt hästi tuli välja ja 2 nädalaga õppida ära ja nii veenvalt esitada seda tantsu, et see väga raske tants, et väga kihvt. Ma olen väga rahul ja väga õnnelik tema üle ja ta peaks ise olema enda üle väga uhke. Mina soovin, et tundke rõõmu igast päevast ja igast hetkest, et nii nagu Evelin ütles, iga päev on meile kingitus ja selle üle tuleb tänulik olla. Mida rohkem seda parem ja see on kõik, mis me saime teile täna näidata. Jälgige meie Instagrami ja YouTube kanalit ja veel infot te leiate Lifestyle Baltic ajakirjas. Teiega oli Mark Anatoli Ein. Näeme juba järgmisel nädalal Elustiili saates.